Minu käest küsitakse veel, kas need drakoonilised meetmed, mida valitsus meilt nõuab, töötavad koroonaviiruse pidurdamiseks. Kahjuks hambapasta on juba torust väljas ja pole väga reaalne seda tagasi toppida. Aga see ei tähenda, et meie käitumine ei mõjuta, kui raskelt meie selle eriolukorra läbi elame. Ma ei usu, et peatame hambapasta väljavoolu, aga meie saame väljavoolu aeglustada. Aeglustamine lubab tervishoiusüsteemil normaalsemalt edasi töötada, et naised leiaks haiglas kohta, kus sünnitada, et infarktipatsiendid leiaks operatsioonituba, et luumurru kannatavad pääsevad abile ja nii edasi. Kui meie viiruse levikut ei aeglusta, siis juhtub Eesti haiglates samasugune patsientide ummik, nagu toimib praegu Itaalias, Hispaanias ja juba Ameerikas. Praegust olukorda uurivad paljud matemaatikud, kes oskavad modelleerida nakatavate haiguste levikut. Üks väga lihtsa mudeli esitas Ben Sparks Suurbritanniast. Seda mudelit tasub vaadata, kui tahame aru saada, kuidas meie käitumine mõjutab seda, mis meid ees ootab. Sparksi mudelil on vähesed eeldusi ja jälgib väheseid muutujaid. Mudel oletab, et võime elanikkonda jagada kolmeks. Need inimesed, kes on ohus, see on siis sinine kõver. Need, kes on nakatatud, see on pruunikas punane joon. Ja need, kes on mudelist eemaldatud, kas sellega, et nad on terveks saanud või ära surnud. Surnutel ja ka terveks saanud inimestel on immuunsus viiruse vastu. Horisontaalteljel on ette kujutatud aeg ja vertikaalsel teljel on proportsioon elanikkonnast. Graafikust on nüüd näha mitte ainult, kui suur proportsioon elanikke vajavad järelevalvet, kas haiglas või karantiinis, aga ka mis proportsioon elanikke on veel ohus ja mis proportsioonil pole enam riski. Selle graafika nakatute joon, see pruunikas punane, on sama kujuga, mida ma olen enne esitanud Dr. David Hall laborist ja mis kajastas Hiina viiruse laienemist ja nüüd Itaalia, Hispaania ja Ameerika viiruse laienemist. Eestis on ka sellist laienemist oodata, aga ajaliselt oleme alles algetapis, enne kui kõver on jõudnud langemisele. Meil on ees oodata päris hüppelist nakatute juurdekasvu, enne kui eriolukord kergendab. Aga ühiskonnal on paar asja, mida meie saame ette võtta. Mudelil on 2 parameetrit, millega elanikkond viiruse levikut mõjutab. Esimene on nakatamismäär. Meie suudame oma käitumisega takistada nakatamist või nakatamist hõlbustada. Vaatame, mis juhtub, kui meie vähendame kontakti üksteisega ja seega takistame viiruse levikut. Mudelikõverad muutuvad kuju. Seda rohkem meie nakatamist takistame, seda rohkem suudame nakatute kõverat lamestada ja allapoole maha suruda. Vähem inimesi on sama ajavahemikul haiged ja seega vajavad ravi. Ja kui märkavalt suudame levikut takistada, siis suurem elanikkonda ei põe haigust. Aga samal ajal jääb suurem hulk inimesi ohtu ja võtab kauem, et inimesi ohust eemaldada. Need 2 viimast järeldust omavad tähtsust ja ma räägin nendest natuke hiljem. Tähtis on tähelepanu, et leviku kõvera lamestamisega meie pikendame aega, millal elanikkond on ohus ja venitame kah aega, mis vajame, et mudelist välja langeda, kas terveks ja immuunseks saamisega või surmaga. Ma teeks siin ühe märkuse.
Leviku alguses Suurbritannia otsustas levikut mitte takistada, lootusega, et rahvas elaks puhangu kiiremini läbi ja et ohus proportsioon elanikku langeks kiirelt, sest nakatute ja mudelist eemaldatud proportsioon kasvaks samuti kiirelt. Nagu selgus, tervishoiusüsteem ei suutnud hakkama saada äkitselt kasvava haigete ummikuga. Boris Johnson, Suurbritannia peaminister, teostas siis sarnaseid drakoonilisi käitumiskeelde nagu Hiinas, Itaalias ja meil Eestis, et seda punakas-pruuni kõverat lamestada. Nakatute kõvera lamestamine vajab viiruse leviku piiramist. Ja see, mida ma Eesti valitsuselt kuulen ja näen, ei kindlusta meeleolu. Meie sõdime viiruse vastu. Mitte ükski kindral ei astu sõtta relvadega ja varustusega, mida ta tahaks, vaid läheb sõtta sellega, mis tal on. Meil pole kasu sellest, kui kaebame, et Euroopa Liidust ei saa kätte kaitseriietust ega maskesi ega ventilaatoreid. Kuni need on meil vabalt olemas, peame olemasolevaga hakkama saama. Olen ennegi rääkinud, kuidas on vaja valmistada eraldi haiglad koroonaviiruse haigetele. Et neid tervishoiupersonalile turvalisemaks teha, oleks lihtne variant paigaldada õhutõmbe või imemisseadised, mis alandaks õhurõhku individuaalruumides, et koroonaviirus ei lahkuks koridoridesse ega teiste ruumidesse. Kui meil pole kaitseriietust, siis meil on rahvas, kes oskab õmmelda. Teeme ise. On vaja näokaitsekilpe. Väliseestlane Erwin Päri Tartus õpetab, kuidas neid ise valmistada. Miks pärast saadame päästeametnikud, politseid ja arstid, kes tegelevad viiruse patsientidega koju? Neil peaks olema kõikide mugavustega elamised perekondadest eraldi, et kodused mitte ohtu panna. Ameerikas mitu arsti on endale seadnud koduhoovidesse telgid, kus nemad magavad kriisi ajal. Ja miks on meil vaja tervisetöötajaid ohtu panna testimisega? Kas eestlaste seast ei leiaks inimesi, kes on võimelised õppima, kuidas proove võtta? Või miks pärast on vaja teenindavat personaali proove võtma? Kas pole võimalik iseendale vatitiku ninna toppida, selle purki panna ja oma nimi ja kontaktandmed välja kirjutada? Kui oleme viirusega sõjas, siis peame toetuma oma mõistuse, leidlikkuse ja oskuste peale ja mitte lootma välisabile. Oleks meil kompetentsed juhid, oskaksid nad rahva mõistuse, leidlikkuse ja oskusi rakendada kõvera lamedaks surumiseks. Ben-Sparksi mudelis on ka teine parameeter, mille muutumine mõjutab kah viiruse levikule. See parameeter on viirusest eemaldamise määr. Kui leiame tõhusaid ravimid või arendame vaktsiini, siis proportsioon rahvast, keda mudelist eemaldame, immuunsuse tõttu kasvab ja seega nakatute kõver läheb kah lamedamaks. Ravimid ja vaktsiinid kahjuks vajavad aega valmistamiseks ja leiutamiseks ja aasta jooksul pole midagi loota. Kuuma ja niiske suve jooksul on loota vähest hingetõmbe aega, millal koroonaviirus vaibub. Aga viirus on juba jõudnud üle maailma ja kui põhjalaiuskraadidel on suvi, siis maakera lõunapool on talv ja nende gripp ja sellega kaasnev koroonaviirus on täies hoos. Kuni meil pole ravimeid ega vaktsiini ja ohusolijaid on piisavalt, see viirus ei kao nii kähku, see tuleb tagasi. Meie peame toimetama mitte valitsuse kiirusega, vaid viiruse leviku kiirusega ja koroonaviirus on näidanud erakordset kiirust. Ameerikas ennustakse 2,2 miljon surmajuhtumit viiruse tõttu.
kui meie kiiresti ja efektiivselt ei tegutse, meie surmajuhtumid tulevad proportsionaalselt, mingi 8000 kuni 9000. Järgmisel sügisel peame valmis olema uue puhangu jaoks, loodetavasti kompetentsema valitsusega, paremini varustatud ja tõhusate kogemustega.